No, hoonete ehitusel on erakordselt suur keskkonna jalajälg, aga sugugi mitte väike ei ole see jalajälg ka transpordil, logistikasektoril ja loomulikult nende toodete, mida me kõik tahame tarbida, nende ka pakendamisel. Järgmisena astub teie ette lavale 20-aastase või isegi pikema personalitöö kogemusega Kaili Milk, kes räägib, mida teeb rohelisema homse nimel ettevõte Nefab ja kuidas nad oma töötajaid koolitavad ning milline on potentsiaal tegelikult tarneahelate optimeerimisel ka seda keskkonna jalajälge vähendada. Ole hea. Aitäh! Nii, tere! Ka minul on väga hea meel rääkida meie väga ägedast kogemusest. Ja nii nagu te siin inglise keeles, emakeeles võite lugeda, eks ju, et sai juba välja öeldud, et see ülemine lause on siis meie suur eesmärk. Mul küll natukene meeldib selline ingliskeelne sõna, nagu me kasutame purpose, et seal on nagu seda südameelementi ka juures. Ja 2024 sai siis Nefabis selliseks aastaks, kus kutsuti ellu initsiatiiv nimega Bring the Purpose to Life. Ja just sellepärast, et viia see sama meie eesmärk siis inimeste südamesse. Ja selle initsiatiivi raames see koolitamine siis ette võetigi. Nii, aga enne kui me sellest kogemusloost või sellest koolitusest hakkame rääkima, teeks teiega ka läbi sellise tutvumise mängu. Ja ärge veel käsi tõstke, et seal on 3 võimalust, kas tõsta parem käsi, vasak käsi või 2 kätt korraga. Parem käsi tähendab seda, et ei ole kunagi Nefabist midagi enne kuulnud. Vasak käsi kliimakollaaži töötubadest ei ole midagi kuulnud. Ja kui te ei ole emmast kummast midagi, siis tõstate 2 kätt. Nii et saame tuttavaks. Nii tore. Nefab on hästi äge ettevõte, soovitan põnemusega kuulata. Nii, et seda tausta natukene luua, siis ma ikkagi räägin Nefabist, sest et muidu ei saa sellest ägedast koolitusprojektist ka aru. Nefab on tegelikult hästi pikaaegne ettevõte ja mina armastan alati rääkida, et me oleme tegelikult 100 ja pluss aastat vanused juba, sest tegelikult 1920-ndatel asutaja härra Sigrid Nordgren lõi oma koduhoovis väikse puidutöökoja, kus ta siis tegi puusuuskadest kuni mänguasjadeni välja. Ja siis 49. aastal kuulutati välja meie nii-öelda ametlik sünniaasta, ehk et me oleme siis natukene vanemad kui 70 aastat, 76 täpsemalt siis. Ja tänaseks sellest väiksest puidutöökojast on siis kasvanud ettevõte, mis on globaalne, ehk me tegutseme Ameerika turul, Euroopa turul, Aasia turul. Ja meil on siis circa 5000 töötajat ja 130 üksust 38 riigis. Ja kui te nüüd mõtlete natuke selle peale, et kuidas kõik need inimesed, need 5000 inimest ära koolitada, eks ju, roheoskuste teemal, ehk meie mõistes siis natukene kliimateadlikkust tõsta, tõesti alates siis tootmistöölisest kuni juhtkonnani välja, et võite juba taustal mõelda, et kuidas teie seda teeksite. Eestis oleme me siis 2001. aastast ja Eesti on nii-öelda grupis ka üks suurimaid ettevõtteid 210 töötajaga. Aga mida me klientidele pakume? Pakume siis tõesti pakkelahendusi. Meil on siis nii tööstuspakendid kui transpordipakendid. Pakume logistilisi teenuseid ja ka optimeerimisprogramme. Ja meie kliendid, toiduainetööstusele me pakendeid ei paku, eks, ja meil ei ole selliseid ilusaid reklaami ja siltidega pakendeid, küll aga on meil siis andmeside ja pilvandmetööstus, energia, energeetika, kaevandus ja ehitus, tervishoid, liitiumpatareid ja e-mobiilsus ja siis kõik teised tööstusharud. Ja mis meie kliente siis nii-öelda iseloomustab ja ühendab, on kindlasti globaalsed tarneahelad, eks ju, kui me pakume selliseid lahendusi, et kaubad jõuaksid turvaliselt ühelt mandrilt teisele. Meie kliendid ootavad meilt väga kvaliteetset pakendit ja loomulikult järjest enam ka jätkusuutlikke lahendusi. Ja mõned näited siis nimedest on Ericsson, on ABB, on Honda, on Bosch, on Husqvarna, Eestis näiteks Clever, on Silen, et sellised ettevõtted, kelle tooted on päris väärtuslikud.
Ja sellised näevad meie pakendid välja meie kliendi juures, eks ju, et mineerist, puidust pakendid, papist pakendid ja siin istute niipidi, siis siin vasakul käel on näha siis meie innovatsioon. Sest mis Nefabi juures on nagu väga äge, on see, et ütleme, selline innovatsioon või kliendi vajadusest lähtuv mõtlemine on Nefabi DNA-s. On aastaid juba olnud, et innovatsiooni me oskame oma ettevõttest teha ja toimetada. Ja kiudmaterjalid on siis need, mis hakkavad asendama puitu ja vineeri ja on järjest enam jätkusuutlikumad. Nii, järgmiseks me vaatame teiega koos ühe video, mis räägib sellest meie eesmärgist, miks me tegelikult ellu oleme kutsutud. The world is facing major challenges. Climate change, resource scarcity. Transportation alone makes up 20% of global CO2 emissions. We see an increase in supply chain disruption, a trend we expect to increase due to the growing demand of shipping in local and global trade. So we all need to evolve and do more. We need new sustainable packaging solutions and logistics services that protect products and streamlines supply chains. Nefab is a world-leading transport packaging solutions company. We provide complete packaging solutions and logistics services to multiple industries worldwide. Our goal is to save resources by optimizing supply chains. We do this by innovating together with our customers, and our ambition is to reduce their supply chain emissions by 10 million tons at the end of 2026. The issues we are facing are clear, and we need to decrease carbon emissions from every step of the value chain. Consequently, we have decided to focus on 3 strategic areas. The first, and the one with the most potential, is to optimize our customer supply chains. Thus, from saving resources in their packaging to maximizing filling ratios in their freight, we are eliminating waste across our customers' entire value chain. The second area is to transform our own organization and implement ISO 14001 in all our sites, while continuously seeking new ways to internally reduce CO2 emissions in alignment with the Paris Agreement. And eventually, the third avenue is to heavily invest in R&D with a view to develop circular packaging. This is to make sure that resources we use are brought into a circular business model that will keep packaging in use and out of the nature. With today's challenges to climate and supply chains, it is imperative that all industries take the next step. Nefab is committed to lead the transformation of our industry. We promise to always add value to our customers, society, and the environment. We are devoted to our purpose, saving resources in supply chains for a better tomorrow. Nii, ja nüüd siis see ilus ingliskeelne lause ka eesti keeles, et me tõesti säästame ressursse oma klientide tarneahelates parema homse nimel. Ja see sääst tuleb sellest, et me ei paku oma klientidele standardlahendusi, vaid seda, et nad tulevad oma tootega meie juurde, neil on vajadus, kas see on siis nii-öelda korduvkasutatud pakend või transpordipakend, ja me disainime nende vajadustest lähtuvalt. Ja me suudame nii-öelda teha ka selliseid mõjuanalüüse, et kui teil on varasemalt olnud selline võib-olla standardlahendusega pakend, mitte temale nii-öelda retseptööna tehtud, siis me suudame need ressursid väga ilusti ka graafiku peal värviliselt kliendile kuvada.
Nii, ja 2023 sai siis loodud selle eesmärgi pihta ka järgmise 7 aasta strateegia. Ja siin nende mullikeste või sammaste peal on ilusti näha, et selle kõige keskmes, selle süda on ressursside säästmine. Ja nii nagu seal videos meie grupi tegevjuht ütles, me oleme oma eesmärgile pühendunud ja selleks on siis ellu kutsutud strateegia aastani 2030. Ja loomulikult strateegia viivad ellu inimesed, et see on selline klassikaline lause, eks ju, et mida me juba kõik teame ja tunneme. Ja et me siis saaksime aru, kuidas see CO2 kõige rohkem meid mõjutab, et on meil eesmärk 10 miljonit tonni CO2 säästa hiljemalt aastaks 2030. Ja kui me mõtleme, et me ütleme oma inimestele ettevõttes, et see on meie eesmärk, siis igal ühel võivad tekkida väga erinevad arusaamad ja küsimused, et miks just selline eesmärk ja miks just 10 miljonit tonni. Siis võib-olla natukene kergem on aru saada, aastaks 2030 on meie pakkelahendused 75% ulatuses jätkusuutlikud. Ja tahame olla siis natukene kiiremad spurtijad või kohalejõudjad, et olla aastaks 2045 kliimaneutraalsed. Et need on nüüd need eesmärgid, mis selle jätkusuutlikkusega meil ettevõttena võetud on kogu grupis. Ja et me saaksime ikkagist aru, mida see süsiniku kogus siis tähendab ja miks just see eesmärk. Siis oligi plaan inimestele rääkida kliimamuutustest, sest CO2 annab kõige suurema osa kasvuhoonegaasidesse. Ja otsustati siis valida üks koolituspartner, kellega läbi viia siis kliimamuutuste töötoad. Otsus sündis 2023 teises pooles grupi tasandil siis ja 2023 lõpus valiti siis kohalikesse üksustesse niinimetatud lokaalsed juhid ehk community managerid ja 2024 hakati siis meid välja õpetama, meid oli kokku 58 kogu selle 5000 inimese peale, kes meid grupis on. Tähendas see siis seda, et tuli õppida ja tuli samal ajal hakata ka tegelikult valmistama ette seda töötubade läbiviimist. Et tundub küll, et mis see siis teha ei ole, et 200 inimest, et nimekiri ette ja järjest hakkame minema aast kuni tseeni välja. Aga omajagu planeerimistest, et inimesed töötavad vahetustes, inimesed tahavad puhata, inimesed tahavad vahepeal ka haigeks jääda. Ja lisaks tuli siis välja töötada ka igasugune tore dokumentatsioon, et me kogusime selle töötubade läbiviimise käigus ka inimestelt tagasisidet, me palusime nendel mõelda kaasa, et kuidas NEFAB saab veel paremini toimetada siis jätkusuutlikkuse teemadega ise oma ettevõttena ja ka kogu ühiskonnana. Ja kõik see tuli siis ära teha ja meil siis Eesti nii-öelda nende kohalike community manageridena, mina ja üks minu kolleeg, Laura, tuli osaleda paraku online-versioonis ja inglise keeles sellega. Me kõigepealt pidime selle ise ära tegema siis inglise keeles ja online-versioonis ja see polnud üldse nii lõbus õppimine. Et ma ei tea, kes teist on kuulnud sõnasid, kokolitofoorid, energiaeelarve. Jah, et seda me pidime inglise keeles siis kõik õppima hakkama. Ja lisaks siis me läbisime selle koolitajakoolituse, et kuidas neid töötubasid läbi viia. Aga juba tuli 22 veebruar ja saime läbi viia esimese töötoa ja see oli nüüd see koht, kus ma tõesti sain aru, et see formaat, mida grupp on valinud selle 5000 inimese koolitamiseks, on väga kaasahaarav, väga inimesi kõnetav, väga mõtlema panev ja tõesti see, mida me taotlesime, et muuta natukene hoiakuid, tõmmata inimesi kaasa ja võib-olla anda ka väikest inspiratsiooni, väikest nügimist, tõukamist, et nad teeksid päriselt mingeid valikuid, kas tänasest või homsest teistmoodi. Nii, ja detsembriks 31 oli meil siis kõik 207 töötajat, tähendab, kõik oleks olnud 210, aga 207 sai ära koolitada, et tõesti 3 inimest jäi sellest rongist maha.
sattus paraku hea planeerimisega ikka selliseid momente, et keegi oli haige ja siis ta järgmine kord ei saanud osaleda, sest siis oli piisavalt vaja teda tööpõllul näha ja nii edasi. Ja lisaks sellele, kuna mulle väga meeldis endale see formaat, tegime me ka ühe kliendiga selle kliimakollaaži töötoa läbi ja ma läksin ise sügisest õppima kestliku personalijuhtimise täiendõppesse ja ma tutvustasin seda kliimakollaaži töötuba ka neile. Aga see kliimakollaaž ei ole mitte NEFAB-i poolt välja mõeldud, see on täitsa selline omaette teadus või selline formaat, mis siis Prantsusmaalt pärit ja siin pildi peal olev meesterahvas on siis Cedric Ringenbach, kes siis rääkis oma ülikoolides siis kliimamuutustest, andis loenguid. Ja oli tema siis see inimene, kes tegelikult käis kohalike omavalitsuste ukse taga ja lootis leida kaasamõtlejaid, poliitikutega rääkis ja need uksed jäid suletuks, eks ju, sest et need otsused, mida tuleb teha, need ei ole liiga populaarsed. Ja tajus ta siis ära selle koha, et peaks leidma mingi formaadi, millega kiiresti massidesse viia kliimamuutuste teadmised. Ja tema siis selle toreda kliimakollaaži töötoa formaadi välja töötaski. Ja see, võib öelda, et see on nagu mänguline, hästi interaktiivne, aga ta põhineb faktidel. Nii, ja nüüd teeme teiega veel korra ühe mängu, tõstke käed, kes on lugenud IPCC raporti vähemalt ühe läbi. Ja kuidas oli, tõstke käsi, kellele see oli hästi lõbus lugemine. Jah, ja neid käsi ei tõsta. See mäng võtab kokku IPCC raportite tulemused. Need on teaduslikud faktid, millel see põhineb, aga see formaat on hästi kaasahaarav ja tõesti inimesed tulevad sealt ära ahaa-momentidega. Ja võib-olla võimestatumalt rohkem kui siis, kui nad oleksid lugenud seda IPCC raportit. Nii, aga mis see mäng endast siis kujutab? Meie NEFAB-is viisime siis seda läbi 2 tiimiga. Ühe tiimi kohta saab olla maksimaalselt 7 inimest ja meie siis tegime nii, et meil oli 2 tiimi ühes ruumis. Kokku selles mängus on 42 kaarti, mida me siis jagame 5 osakaupa, nii et ülesanne on reastada siis tiimil need kaardid põhjus-tagajärg seostestesse ja kuna teemaks on kliimamuutused, siis tulebki leida, mis põhjustab mida. Ja kliimamuutuste eriline rõhk siis sellel sõnal inimtekkelised kliimamuutused, sest nii nagu me teame, IPCC raportid alguses oli, et on enam-vähem 60% tõenäoline, et kasvuhoonegaasidest tingitud kliimamuutused on inimtekkelised, siis viimased raportid räägivad juba sellest, eks ju, et see on nüüd tõestatud fakt, et kasvuhoonegaasidest tingitud kliimamuutused on inimtekkelised. Nii, ja siis iga selle kaardipaki jagamise järgselt tuleb siis mängu läbi viia inimeste juurde, vaatab, kuidas on kaardid pandud, küsib, miks te just nii panite ja ilmselgelt ei lähe kõikidel või enamusel need kohe korda ja siis hakkab selline arutelu, küsimuste voor ja siis mängujuht selgitab juurde, mis on õige järjekord. Ja selle mängu lõpuks on siis kõik 42 kaarti laua peal ja need viimased kaardid selles mängus on tõesti siis relvastatud konfliktid, näljahädad, inimeste tervis ja inimeste rändamine ühest kohast teise. Niimoodi, et see, mis selle mängu käigus toimub, on nagu väga suur märkamine ja ärkamine, ma võiks isegi öelda, et need inimesed nagu näevad selles pisikeses ruumis, selle pisikese laua peal, mis tegelikult ei olegi nii pisike, 1 × 2 meetrit, need faktid kõnetavad neid näkku. Ja lisaks sellisele kaartide järjestamisele on seal ka selline loominguline osa, et tõmmatakse siis neid seoseid nende põhjuste ja tagajärgede vahel ja kaunistatakse siis seda kliimakollaaži, nii et sellest saaks oma kunstiteos, pannakse pealkiri.
Ja kui see saab valmis, siis järgmine osa sellest töötoast on oma tunnetest rääkimine. Eestlastele väga meeldib oma tunnetest rääkida, eks ju, aga siis läbi selliste illustratiivsete piltide me räägime. Ja miks see tunnete pool on hästi oluline, on see, et täna on hästi palju räägitud seda, et meil võivad olla küll teadmised, aga see ei muuda meie hoiakuid või ei pane meid kuidagi teistmoodi käituma. Aga kui tekivad sellised tunded, mida me suudame ka väljendada, siis see tunne võib natuke rohkem anda seda tõukejõudu, et ikkagi mingeid väikseid muutusi oma käitumistes või hoiakutes teha. Ja need tunded tekivad seda mängu läbides ja neid tundeid me nägime hästi erinevaid. Oli kurbust, oli hirmu, ärevust, aga kõige rohkem oli jõuetuse tunnet. Ja jõuetuse tunnet sellepärast, et tundub, et isegi kui mina tahan hästi palju panustada, siis on keegi teine, kes ei tee seda või keegi kolmas, eks ju. Et ettevõtted ju ei tee mitte midagi selleks, et me inimestena saaksime selle parema homse. Riigid ei võta vajalikul hetkel seda vastutust, nad ei tee neid otsuseid, mis oleks vaja, et ettevõtted saaksid oma regulatiivseid norme täita ja nii edasi. Et seda oli väga palju. Aga samas oli ka positiivseid tundmusi või äratundmisrõõme, et tegelikult me koos tehes ikkagi jõuame paremasse homsesse. Ja kolmas osa töötoast kuulus siis nii-öelda sellele, et me tegelikult rääkisime ka faktidest, et kui palju siis süsinikheide mõjutab seda kasvuhoonegaaside teket, millised riigid kõige enam panustavad sellesse, eks, et ei ole ju uudis, et 50% kasvuhoonegaasidest tekitavad meile 10% kõige rikkamatest riikidest ja nii edasi, et sellele nii-öelda põhjus-tagajärg seostele veel ka luua omakorda selline teadmine, et mis need teaduslikud faktid ja statistika seal taga on. Ja lõpetasime siis oma töötoad sellise palvega, et inimesed osaleksid ajurünnakus ja aitaksid siis meil ettevõttena saada paremaks, et oma töökohalt igaüks tooks välja need kohad, kus nad näevad, kas me raiskame rohkem, kuhu me ei jõua iga nurga taha, et näha, kas me saame midagi teha homme teistmoodi, kas me saame võtta mingeid suuremaid samme, pikemaid samme, et teha valikuid, mis meid ettevõttena viivad siis jätkusuutlikumaks. Ja siin on see sõnapilv, kus on näha siis, mida inimesed meile seal ajurünnakus avaldasid. Ja meil oli veel ka hästi oluline grupi juhtkond võttis vastu otsuse, et kohalikul tasandil siis need ideed, mida võimestatakse, valib välja juhtkond 3, mida päriselt tuleb rakendada. Ja siis need me esitame gruppi ja grupis siis valitakse omakorda, mis kõik üle kogu globaalse NEFABi lähevad siis käiku. Nii et täna sellel aastal 2025 jõudsid gruppi sellised ideed, et me hakkame neid kliimakollaaži töötubasid tegema oma klientidele ja iga müügiinimene peab siis aastas vähemalt ühe ringleva pakenditeenuse oma kliendile pakkuma. Nii et väga konkreetsed tagajärjed. Aga natukene siis pilte ka, et kuidas need kliimakollaaži töötoad nagu pildis välja nägid, sellised tõsiselt kaasahaaravad, emotsioone tekitavad ja ütleme nii, et kui sellised kollaažid said valmis, siis oli täiesti näha, kuidas inimestest oli selle aktiivse õppimise tõttu energia lahkunud ja nad tahtsid saada kohvipausi. Et hästi äge formaat. Ja siis jah, see viimane pilt on siis sellest, kuidas siis päriselt tulid inimesed kaasa peale sellise aktiivse mõtlemise või nägemise, et kuidas see kliimamuutus meid mõjutab, et see tahvel ei ole nagu mitte näitlik, vaid see oligi päriselt, et inimesed mõtlesid väga aktiivselt kaasa. Et see skaala on siis niimoodi, et paremale läheb siis, et kui lihtne või raske on seda rakendada ja kui olulist mõju see võiks siis avaldada kliimamuutuste ohjeldamiseks. Nii et väga ägedasti mõeldi meiega kaasa. Aitäh!
Suur tänu, no energia siit saalist igal juhul lahkunud veel ei ole. Inimesed on postitanud väga palju küsimusi, ma vabandan ette ära, me ei jõua kõiki neid võtta, sellepärast et ajakava on armutu, aga ma võtan ühe. Tooge mõni näide sellest 10 miljoni tonni CO2 kokkuhoiust. Millega seda võiks nagu võrrelda? On see mingisuguse väiksema linna, küla, majapidamise aastase kulud? Kuidas inimesele, kes ei oska neid CO2 tonne mõõta? Just nimelt, see oli ka nagu see minu jaoks, nagu kui me startisime appi, et ma ei saa ju nendest suurustest üldse aru, et mis see siis tähendab. No ütleme niimoodi, et see aastane kulu või kokkuhoid on siis, see oli 25 rekkat hoiame ära aastas, kui me selle 10 miljonit tonni CO2 aastaks 2030 kokku hoiame. Ja üks küsimus veel, kas te ütlete siis mõnikord ka tellimusest näiteks ära, kui klient ei soovi jätkusuutlikke pakkelahendusi? Siis klient ise ütleb sellest jätkusuutlikust pakkelahendusest ära. Sest et pakute talle ikkagi seda lahendust, millega ta nõus on? No jaa, selles mõttes ära ei ütle, jah, aga me saame teda alati nügida ikkagist lahenduste poole, mis on jätkusuutlikumad. Ja nagu ma nagu alguses ka mainisin, et tegelikult meilt järjest enam suuri globaalseid kliente tuleb selle palvega, et nemad ütlevad meile, et mul on vaja jätkusuutlikku pakkelahendust. Ja väga palju kliente me oleme võitnud läbi selle, et me ütleme, et me teeme sulle pakendi, mis on jätkusuutlik, sest ma arvan, see on plahvatuslikult kasvanud viimase 3-4, võib-olla maksimaalselt 5 aastaga, kui on tekkinud ettevõtted, kelle kodulehed on täis jätkusuutlikke loosungeid. Ja ma usun, et nad väga hästi ka täidavad neid lubadusi, mida nad seal on andnud. Nii et tegelikult 2014, kui mina läksin Nefabisse tööle, siis me sisuliselt tegime ka seda, et me optimeerisime oma klientide tarneahelaid, sest meil on nii ägedad tooted, millega me saame seda lubada. Nii et see ei ole meil mitte viimase nii-öelda sellise roheteemadega tulnud teema, vaid me oleme seda juba aastaid osanud teha. Kaili, aitäh! Aitäh! Suur tänu!